August Daniel Viira sündis 28. märtsil 1853. aastal Tartu lähedal Jaamamõisas. Noorest peale paistis Viira silma oma ilusa laulu hääle ning muusikalembuse poolest. Ta võttis osa esimesest üldlaulupeost, kuid kaotas liiglaulmise ja külmetuse tõttu oma ilusa kõrge tenori hääle. 1869. aasta suvel otsustas Viira tulla Tartusse elama ja hakkas mööblivabrikus Tisleri õpipoisiks. Kuigi tal oli õppimise kõrvalt väga vähe vaba aega, laulis ta Vanemuise laulukooris ja võttis innukalt osa Vanemuise ning kohaliku Saksa käsitööseltsi tegevusest. Vanemuises oli ta algselt peamiselt etteütleja, kuid tema suuremat võimekust märgati ning juba 1878. aastal võttis Vanemuine ta endale näitemängu, orkestri ja laulujuhiks. Viira truppi kuulusid asjaarmastajad, kes tegelesid teatriga oma vabast ajast ja ilma palgata. Viiral endalgi puudus eriharidus täielikult. Täiendamata ennast ei jõudnud, tema peamiseks eeskujuks ja kohalik Saksa teater. Ta oli esimene elukutseline eestlasest teatriinimene. Ettevalmistusperiood enne etendust oli 2 nädalat, erandjuhul 3. Näitlejad etendasid tüüprolle. Aadlikult mängiv näitleja ei mänginud kunagi talumeest või noor armastaja vanurit. Vaatamata sellele mängis Viira trupp hästi. Nad ei piirdunud üksnes Tartuga, vaid andsid külalisetendusi teisteski Eesti linnades ja isegi Riias. Kõrgajal kuulus Viira truppi 42 näitlejat, 22 koorilauljat, 14 orkestranti ja veel hulgaliselt abijõude. Enne Viira asumist näitejuhi kohale mängis Vanemuise selts peamiselt sõnalavastusi. Viira oli suur laulu- ja muusikaarmastaja ja pööras rohkem tähelepanu muusikalavastustele. Nõnda toodi 1883. aasta aprillis lavale Karl Maria von Weberi ooper Preziosa ehk Mustlase tüdruk. Seda kuupäeva peetakse Eesti muusikateatri alguseks. Tükk püsis laval koguni 20 aastat ja seda etendati 114 korda. Viira teatri peamised külastajad tahtsid teatris lõbusalt aega veeta. Seetõttu lavastati peamiselt laulumänge, sentimentaalseid näidendeid ja jante. Lisaks kasutati ohtralt lavaefekte. Marlist eesriie kujutas udu, päikene oli kollase paberiga kaetud sõela sees olev lamp, sadas paberist lund ja laval vingerdasid paberist maod. Samas õnnestus Viiral ka maailmaklassikat lavastada. Näiteks esitati dramatiseeringut Verni romaanidest Teekond ümber maailma, Kapten Granti lapsed ja Keisri käskjalg. Lavastati Molière'i Ihnus ning Shakespeare'i Vendigu linna kaupmees ehk Veneetsi kaupmees ja Kangekaelse taltsutus ehk Tõrksa taltsutus. 1891. aastal keelati Vanemuiselt näitetegevus ära, kuna see polnud põhikirjas ette nähtud. Viira sai Peterburist loa teatri tegemisega jätkata tingimusel, et ta teeb seda omast taskust, maksab 10% tulust Vanemuise seltsile ja annab aastas 30–35 etendust, millest 2–3 peavad olema Eesti algupärandid. Kuna teater sõltus veel enam piletimüügist saadud tulust, lavastati 1890. aastatel peamiselt operette ja niinimetatud ilunäitlust. Publiku nõudmised olid aga muutunud. Tekkinud oli noor haritlaskond, keda Viira lustiteater ei rahuldanud. 1903. aastal põles Vanemuise seltsi Jaama tänava maja maha ja ehitati Aia tänavale uus maja. Samas kohas asub praegune Vanemuise suurmaja. Vanemuise selts valis uueks teatrijuhiks Karl Menningu. Viira jätkas teatri tegemisega. Tema trupp esines isegi Vanemuise uues majas, kuid ei saavutanud enam endist mõju. Tema etendused ei toonud enam raha sisse. Elu viimastel aastatel korraldati tema abistamiseks isegi korjandusi. Viira suri 1919. aasta märtsi lõpus ja ta maeti Tartusse. 15 aastat peale tema surma kutsus Eesti käsitööliste abiandmise selts rahvast üles tema hauda korda tegema. Haual oli vaid õhuke raudrist. Kuigi tema viimastel eluaastatel seda ei hinnatud, oli Viira Eesti teatri teerajaja. Viira õpetas eestlased etenduskunstist lugu pidama ja lõi eeldused kutselise teatri tekkimiseks.